Mua! Selle järgmiselt panna paika. Tees on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Tšau, me tagasi. Tere toos Messi Expressi. Mua! Nina tatine või? Lurr. Mua! Suvi on, kas sa ei näe õue või? Suvi on, sõbrad on koos. Tere tulemast tagasi Messi Express. Messis Express. Me oleme täna limusiinis. Kes ei ole aru saanud? Kes pole kunagi käinud? Ma ei tea, kas te olete siin limusiiniga või? No, obviously sina oled. Sa sõitsid kooli limuga äkki või? Jah, ma sõitsin kooli. Aga ma palusin lõpuks mind varem maha panna. Nii Mark oli minna kooli limuga. What the fuck, nagu? No meie oleme selle limuga tegelikult sõitnud aastaid väga palju. Sest et Sadu, see on Stennu isa firma Lux Limu. Ja me oleme ja kõik sünnipäevad on saanud kostitatud sellega ja ilmselt ka pulmad ja matused tulevad. Ja kui mina Eesti Laulu jäin 10. ehk siis sain finaalis viimase koha ja siis ma läksin Ahtekale selle limuga. See oli väga vahva. Mäletate seda? Mis ma ikka ei mäleta, no. No ühesõnaga kõigil on mingisugune experience. Ja Nelle, kas sa tahad ka midagi öelda? Oota natuke. Ei taha. Kes tähele ei pannud, siis meil on täna 5. liige ka kohal. Kes on täiesti tagapeidus. Kes on siin ja varjatud. Tere! Sellepärast peame meie ja Nellega oma vahel treidima mikrofoni, aga ma arvan, see on ainult hea. Te võite minu pikri ära võtta, kui tahate. Meil on vaja, et Elina laulaks meile intro ja outro. Ja Nellel on hääl ära üldse. Ja Nelle istusin ka here in this group. Ei, aga me ei ole nii kurjad. Ja ma olen ka siin täna ikka räägin midagi. Ma ei ole lihtsalt kaameramees. Sa on nagu mingi nörd. Musta pusaga või tõmba ka puuska pähe ja siis ole mingi Igal juhul. Me oleme Elinat kutsunud, ma arvan. Ühe korra. Ei ole ühe korra. Ma olen mõnest iga kord kutsunud, kui Sten ja Karl tulevad, siis Elina peab tulema. Ja viimaks ametid on siin. Ja... Aega läks. Tore on siin olla. Veits kardan ka. Sa olid kõige põnevama koha ka minu arust, kus te olete olnud oma Messi Expressiga. Ja nagu, kes ei tea siis. Aitab küll kaua seal restoranis käite seda limmarit joomas. Kuule, praegu me sõidame selle limuga koeru, et sa teaksid. Ja siis hakkad jala tagasi kõmpima. Me viime Elina esinema. Aitäh teile, et te mega palju küsimusi esitasite. Ma olen mega hea meel selle üle. Ja nii palju küsimusi, lausa 7. Te olete nii aktiivsed. Oletegi kõik ainult loosi peale väljas, et endale midagi võita või? Võtke kokku ennast. No ilmselgelt. Tegelikult võib-olla sellepärast see story, mis me postitasime, kadus ära, sest et meil oli just pühapäeval MyFiti event, ehk siis täna on tegelikult esmaspäev ja nii et see oli eile ja meil on lihtsalt kogu story oli täiesti floded nendest fluded, kuidas sa ütled? Ongi fluded. Nendest erinevatest storidest ja nii tore, et kõik tulid. Isegi Beatrice oli. Mina olin. Ja Sten oli. Issand jumal, ma ei näinudki sind, kus sa olid seal. Ja isegi Ketriin oli. Ja Ketriin. Ja nii, et kui kellegi oli tõestust vaja, kas me olime tülis, siis me ei ole. Ei olnud tülis, ja Ketriin... Ketriini püksid olid kavaplaas. Mis need olid? Vaata, kuna meil olid roosad matid, on ja. Ja Ketriinil oli täpselt sama värvi püksid. Ja siis see pilt... Vaadake, Sten oli laval. Sten oli DJ ja siis me olime kõik ümberringi selle lava, on ja Sten oli koos treeneri Triinuga lava peal. Ehk siis nad vaatasime üle tal, on ja. Ja siis Sten saadab pildi Ketriinist, kuidas Ketriin on nagu väike kalas. No see kogu asi oli mega naljakas, sellepärast, et no mina olin suht nagu, ma kõik olin suht fresh'id, aga Ketriin, sorry, nagu on nii nagu on selles mõttes. No, Kisu ei olnud hea olla laupäev, oli eelmine päev. Ei, Ketriin helistas mulle öösel eelmine öö, et pusi, kus oled, ma olen linnas, kes täna suhepaaris esineb. Ma mingi, miks ma peaks teadma, kes seal esineb. Ma räägin, ja ta tuli, on ja, nagu me ei olnud kõrvuti.
vaid ta oli nagu saali teises otsas. Siis ma vaatan, ta vaatab mulle otsa nagu täiesti selgelt, ja siis ma lehvitan talle ja ta oli lihtsalt täiesti klaasitud pilk, nagu ta ei pannud tähele mitte. Musil oli ikka sitt olla, no. Ja siis see pilk ka oli kirjas niimoodi, nagu ta poleks jalgu all, sest et ta oli täpselt sama värvi nagu see Mati. Kui Triin sisse tuli, ma panin kohe Nicki Minaj'i Starshipsi käima ja siis ta seal võbeled seal Mati peal ikimulle otsa ja siis ma olin mingi, you go, nagu you got this. Igal juhul väga äge üritus oli ja see läks kuidagi nagu väga kiiresti. Kas see mingi püsiv asi teil hakkabki olema nüüd mingi aja tagant? Me isegi ei tea, kuna me saime nii head... Ja me ei tea et see oleneb. Tead, kui raske on korraldada siukest asja. Jaa, et kuidagi oligi see minu arust, et me korraldasime seda nii kaua, aga siis see kestis ise nagu nii vähe, et siis on selline, et kas me üldse tegime midagi, kas midagi toimus, aga nii palju, kui me tagasi kuulsime, kõigile väga meeldis ja kui tõesti nii väga meeldib, siis küll me midagi välja mõtleme, teeme veel. Minule meeldis goodie bag, mis seal jagati, sest Sten tõi meile koju selle ja siis ma õhtul uudistasin selle kotis ringi. Ja ei, seal see nagu, ma imestasin, et ei olnud testrid nagu, et sa saad ei, jumala normaalselt ma ära kasutasin ka, jumala head on. No ma räägin, et sellest pluss ja pluss nüüd me saame kõik fotograafis, kas näitusele minna. Pääse ühele, ta läheb sul või? Fuck me, no! Ma arvan, et sa saad tasuta ka inimesi sinna sisse. Ma tean, jah. Sa võid lihtsalt liftist minna lihtsalt. Enjoy your life, nagu. Kuulsite seda häkki? See on fotograafis ka. Anyways, tegelikult me tegime Q&A osa. Ehk siis me lasime inimestel küsimusi küsida. Ma ütlesin, et neid tuli siin suhteliselt nii palju kui tuli. Igastahes esimene küsimus on, kuidas te näete alati nii well put together välja? Kellele see suunatud on? Kas selle küsis... Elinale prolli, jaa. Miks mulle? Ma olen esimest korda. Selle küsis keegi meie seast, et meile head tüüli. Mina ei küsinud ühtegi küsimust. Mina ka ei küsinud. Ma ka ei küsinud. No Elina, vasta sina siis. Jaa, sina oled alati. Nii, oota, mis see küsimus oli? Et kuidas sa oled alati nii well put together? No, hästi palju make-up ja nii ongi. Lokid pähe. Hästi palju kogemust. Sa oled pildis olnud lihtsalt nii palju aastaid. Saage 30, siis te näetegi head välja kogu aeg. Nõus. Ei, ma ei tea, minust see on nagu väga haige küsimus, ma enamasti... Ei no, oota, palun vastake kõik siin. No mina ei tea. Sest on kogu aeg samasugune. Ma olen kogu aeg samasugune, ma olen kogu aeg samasuguste riietega. Ei, see on kõige parem lihtsalt iga kord, kui Sten hommikuti pildi saadab. I swear to God, ta näeb välja nagu mingisugune... Surnud rott. Surnud vesirott. Saad aru, ta näeb välja nagu mingisugune kole päkapik, kes visati Lapimaalt välja. Stenil on see viimasel ajal see soeng, see mullet, vaata, nagu, ja ma ei tea, kuidas inimene magab enda voodis, aga hommikuti on tal see... No, ma ei tea, kas meil oleks mingit pilti ka see insertida. Ma arvan, et me saame mingi pildi insertida. Sest et ta teeb... Ta teeb mingi tornaadosid, tsunamisid öösel läbi, lihtsalt ärkab hommikul nii roughina. Ei, nagu ma olen nagu rough, nagu ma on ikka, raske on olnud maratoni tipust, kui neid topini jooksnud. Nagu Kerli Vadar, vaata, käis kätakas Eesti tantsimas läbi une. See on väga minu vaim. Sina. Ja saad aru, siis kui meil oli pühapäevase ürituses Stenvi tulema DJ-ks on ja siis ta kirjutab veel hommikul nagu mingi, jaa, ise tulin just aftekalt ja mitte keegi ei olnud nagu mingi, tegelikult ka, või kõik oli mingi, normaalne. Nagu mitte keegi ei oota, et sa magaksid öösel. Keegi ei olnud üllatunud selle peale. Aga ma isegi tõen, ma olin juba normi näol. Siis kui ta ütles, et nali, siis ma ütlesin, ei ole nali. Ja mina olin ise see hommik mingi kell 9 hommikul alles koju jõudnud. Ja isegi mina olin üllatunud, et Sten on kodus. Meie mees tõmbas mind nii läbi, ma käisin kuulamas seda, nii naljakas selle, et ma olin nii väsinud sellest. Aga ma arvan, et see ongi kusjuures see, et kuna ma näen nii rott välja hommikuti ja ma näitan ka seda kõigile, siis kõik on veid šokis, et okei, mis suga juhtus, vaata, et pesus käisid. Ma ei tea, et see glow up ongi lihtsalt see, et sa võid lihtsalt pesus ära ja sa näed juba nii palju parem välja. Ja seda ma katsutangi. Ma näitan kõikidele mükka, ma nii kole, nagu hommikuti hästi kolenan välja, kõikidele näitan, et kõik näevad mind nagu linna peas, kõik on see, et oh my god, you look so good, vaata. Minu just teiega on see ka, et panete seda self-tanni, siis ta mõlemad poole elavamad. Muidugi. Mina enam ei ütse, jah. Ja no Sten päevitab praegu mingi 10 tooni tumedamaks, kui me kõik self-tanniga ja siis Karl paneb mingi 7 kihti on ikka eledam. Jaa, aga see on, ma arvan, et räägi oma self-tanni obsessionist, palun meile. Oota, räägi meie viimasest tripist Tartusse.
millised linad olid pärast? Okei. Ja sellega on siuke teema jah, et esiteks ma olen self-tanninud ennast nii palju aastaid ja ma olengi selles sõltuvuses, midagi pole teha. Ja sama. Ma enda jaoks näen lihtsalt kogu aeg väga hele välja ja kui ma olen üksinda pildi peal, siis ma näen täiesti normaalne välja, aga kui te panete nagu mingit nii-öelda normaalset värvi inimese mu kõrvale, siis ma tundun ja Stenni enamasti. Ja aga Stenni näonahk on mingi liivapaberist tehtud, see on nii kuiv, et kui ta selle self-tan endale näkku paneb, siis see lihtsalt tõmbabki tume mustaks. Hästi tumedaks läheb ja, aga ma ei viitsi self-taniga tegeleda. Nagu kui ma vahepeal keikadel käin, siis ma olen veits elavam välja piltide peal, aga muidu on täitsa savi. Tartus me käisime keikal, Glammari keika oli Tartus meil. Ja siis meie magasime Elinaga ühes toas, Sten magas teises toas. Aga see ei ole esimest korda nii kusjuures, me käisime teist korda Tartus ja siis ka Sten oli lihtsalt, ma võtan üksinda ma toa ja mingi kõige suurema toa saab ka, siis me peame lihtsalt nagu 2 väikest rotti. Mul on teist rahu vaja saada, mul on teist rahu vaja saada, mu närvid läbi. Aga ma rääkisin kusjuures just töö ühel koosolekul ka üks päev, et ma olen viimase 6 jooksul, me oleme palju reisinud, meil on keikasid olnud palju, et ma olen pidanud Elinaga ühes voodis magama rohkem, kui ma oma elu jooksul ühegi teise naisega olen pidanud koos magama. Aga ma olen autojuht, nii et mul on vabandused olemas. Ja pluss Elina on mulle nagu õde, nii et... Aga siinkohal tasuks mainida, et Karl ei ole päriselt mu vend. Kõik arvavad millegi pärast, et Karl Klaus on Elina Borni vend. Ja igatahes Tartus ka nüüd, kui me ööpisime, siis pikk päev oli selja taga, kuidas õhtul ennast saad värskemaks kiiresti, on vaja fake tanni peale panna ruttu kiiresti. Aga siis sa ei jõua seda maha pesta, siis jääbki sulle lihtsalt peale, on ju. Aga kui sa lähed valgete linade vahel magama, siis millised need linad hommikul välja näevad. Ja hommikul, kui märkasin niimoodi, siis ma vaatasin neid voodilinasid ja ma ütlesin Elinale, õnneks Elina jääb ilmselt süüdist, et kõik arvavad, et tema kasutab nii palju fake tanni. Aga kas sa mitte ei arva nagu kogu aeg vaata, kui ma ei tea, mingid üritused asjad on ja siis sa oled kuskil hotellis või kuskil võõras, kus magada ja siis jäävad need fake tanni jäljed ja siis sa mõtled, et oh my god, et kas nagu homme kui koristaja tuleb, kas nad helistavad mulle ja käsavad kinni maksta. Ei, ma ei karda, inimesed teevad palju rõvedamaid asju hotellides. Pluss, kui te käite reisimas, trippimas Elinaga, siis Elina on meil väga puhtust armastav ja hoidav inimene, ehk siis üldjuhul me alati koristame selle hotelli toa lõpus niimoodi ära, et voodi on tehtud, ilusti mustad rätikud on kokku mul on nii vähe puudu, et otsida nagu tolmuimeja üles. Elina käib alati kõik pinnad lapiga üle, külmkapid üle. Me käisime just Kreetal reisil kõik koos ja seal oli ka iga Airbnb oli nagu lõpus läksid, sai niimoodi valge kindaga vaadata, tolm oli ühes ära imetud. Uued inimesed kohe sisse tulla, vist vahet ei ole nagu. Väga hea, siukest puhtuse friike või. Kusjuures mul just ema tegi nii head nalja isale, ta pani ta akned pesema ja siis issi umbes pesid 3 akent 8 tunniga. Ta pesi terve päev, ta oli vahe mingi siesta, on ju, ja siis ta vaatas, mõõtis, kuidas töö on tehtud, on ju. Ja siis mu ema ütles talle, et täitsa lõpet, sa oled nagu nii aeglane see aknapesija, et sa ei kõlba mitte kuskile, et sind tööle ei saa võtta. Ja siis ta oli mingi, et jaa, et ChatGPT vist oli öelnud, et keskmine pesemisaeg peaks olema 12 minutit. Ja siis ta nagu läks nii palju üle sellest, et... Lõpuks emme pesi aknad ise üle või? Väljad. Aga mis tahtsin veel öelda seda, et kui tahad puttu keder olla, siis päikseprillid ja nokamüts. Vaadake praegu siin ringi, kellel on päikseprillid ja nokamüts. Ei, vaadake reaalselt kõik glammarid, ma vaatan, mul on tehtud highlight selle kohta ja mul on kõikidel glammaritel nokamüts peas olnud. Ei, eelmisel ei olnud, ühel ei olnud. Fonotega minul on ka kõikidel olnud. Ja mul on alati nokamüts peas ja viimasel aga päikseprillid alati ees. Aga ma ei saa aru, nagu miks sul ei ole nagu mingi... Ei, mul on juustega hästi, mul on juuksed peas. Ja sul on juuksed nagu hästi. Aga näita siis, kui sa ütled, et sul on hästi. Aga näita siis. Mul on täna olnud terve päev müts peas. Aga näita. Müts maha. Ei, ma ütlen lihtsalt seda, et see on lihtsalt mingi comfort zone. Ma ei pea mõtlema, kuidas mu juuksed välja näevad. Ma panen lihtsalt mütsi pähe ja ma tean, et ma näen alati enam-vähem okei välja. Oodake pausi oma ja nellel. Jälle läheb nii lappa, et sa ära lihtsalt peak moment. Kas siin hingamisaparaati ei ole või? Siin oleks apniku vaja küll mõtlema. Mul on tunne, nagu me oleksime seal uppuval Titanicul. Vaat seal autos praegu aknad on nii udused. Okei, no. Igal juhul, kas saaks palun järgmise küsimuse? Oota, aga teie ei vasta nüüd ju. Jah, tõesti. Te arvate, et te rähmakad või? Mina ütleks seda. Ma olen full top 1 rähmak, ta oleks mind tööle nägema nagu. Ja see, kui ma tulen nagu ühe korra välja, siis ma olen normaal. Sa näed väga hea välja iga kord, kui sa välja tuled.
ei, ma ei tea, ma lihtsalt panen räigelt meiki ja kuna mul juuksed peas ei ole, siis ma olen pikendused peale. Aga mulle meeldib see blue scrub vibe ka nagu. Siis kui ma iga kord meigid põhimõtteliselt nagu mingi, ei see on nii perses, ma vist tööl näen kõige õudsam välja, siis ma iga kord mõtlen, et kas keegi tunneb mind päriselt ära ka või tunneb, et see on see Janella näiteks, siis nagu vaatab Messi Ekspressi, vaatab sealt, on no kui ma oleks kuskil haiglavoodis ennast täissituks, siis ma ei mainiks, et ma sind tunnen nagu. Mul oleks see, et palun vahetage siin nimelt, ma ei taha, et tema mind veel näeks nagu. Jah, räägin loo äkki veel pärastust. Podcasti episood. Jah, ei, aga ei, ma muidu väga midagi erilist ei tee. Lihtsalt täiega botoxit. Õige. Ja sina, Peppi? Minu botoxit ei ole veel. Kuule, see käib hommikuti kuradi trennis kogu aeg, täiesti haigena. See hoiab, see on putuga töö nagu. No värske õhk siis. Ma olen maalaps. Andke mulle mingi... Nature beauty lihtsalt. Andke mulle mingi niidetud murulõhn ja siis kohe läheb õitsema. Kortsud läinud. Tulb kohe õielinormilt. No. Pange piiks peale siia sorne. Piiks raha tuleb. Ma ei tea. Tervele lausele. Siis on järgmine küsimus, et lemmikfänni interaction. See on jälle Elinale. Ma ei saa aru, kõik tahavad Elina kohta teada või? Miks mulle? Kuidas see on Elina? Teil võivad kõikidel fännid olla? Kõigil on fännid, jah. Palun tuleta meelde. Mul lemmik on see, et iga kord, kui Sten ja Karl räägivad, et keegi approach'is neid, siis kõik on Messi kuulajad. Ja siis nad ajavad veel sassi ka neid. Ja, kes on väga naljakas, et viimasel ajal, kui me pidudel käime, siis tulevad teie fännid meiega rääkima. Ja ma olen väga palju kuulnud seda, et väga palju julge tulla, eks siis ärge karke, ma olen väga sõbralik inimene. Ma võin väga palju pilte teha, kui selles mingi inimene saates mulle Instagrami kirjutas, et mul on sinust üks video, et see muudab su elu paremaks ja veel halvemaks. Ma ei saa mingit Kalla, what the hell, vaata. Ja siis saatis see video, kus üks kotkas lendab üle ja siis muneb muna ja siis sealt tuleb see fännipilt munasest välja. Aga aitäh sulle. Ma arvan, et sa kuulad ka seda podcasti. Aga Elina, räägi sina, sest sul on ilmselt kõige rohkem. Nagu siin küsitakse ka, et või siis kõige absurdsem ja totakam situatsioon või olukord fänniga. Neil on palju. Kõige hirmsam vist, mis on olnud, mis ei ole nagu konkreetne mingi sündmus olnud, aga peale Eurovisiooni tekkis mul üks siuke huvitav fänn, kes kirjutas mulle Facebooki väga palju kirju, ikka nagu väga palju ja mina tundsin, et ma pean mõndadele vastama, sest et nagu, no lihtsalt siuksed, oi Elina, inglise keeles, vigases inglise keeles, et oi Elina, olen su fänn, kõik nagu siuke mingi basic siuke asi ja siis ma olin mingi, thank you, yes, love you too, bla bla bla, ja lõpuks läks nagu nii kuidagi hirmsaks, et mul hakkasid kirjutama minu sõbrad, et kuule, et kes see vend on, miks ta kirjutab mulle, et kus Elina on ja millega Elina parasjagu tegeleb ja siis ma nagu hakkasin veits nagu kartma ja ma ei mäleta nagu, kui pika aja vältel see nagu toimus, ma ei tea, Karl, äkki sina mäletad? Ma ei tea, see oli aastaid minu arust. See oli vist aastaid, aga mingi hetk oligi see, mina fulli ignoreerisin siis juba, aga mingi hetk oli see, et Elina, et ma tulen Eestisse elama, et ma tulen ülikooli siia ja mingi siuke teema. See võib piiksu peale panna, kas see oli Billiborn või? See oli Billiborn, me ristisime ta Billiborniks. aga jah, ma ei tea, kas seda peab ära piiksutama. Billiborn! Billiborn, see on mingi... See kõlab nagu see kondoomi bränd. Billiborn! Ma ei tea, kus see Billi tuli, aga ta oli vist kreeklane, ma tundub, vist Kreeka endas tähtades oli ja nagu ma ei oska lugeda ilmselgelt Kreeka tähti, aga ma lugesin välja Bogundian, millest tuli casuali siukene hüüdnimi nagu Billi. Ja sõbrad olid mingi, Billiborn või? Ja siis tuli nagu, ühesõnaga, aga ma ei tea, kus ta kadunud on. Ma arvan, ta lihtsalt kasvas suureks ja ma arvan, aga see oli tõesti niimoodi, et nagu mingi hetk see muutus hirmsaks. Pereliikmed Elinal olid läbi kirjutatud, sõbrad nagu iga päev kirjutas mulle näiteks, iga päev kirjutas Elina vennale, Elina sõppedele, nagu muudkui kirjutas lihtsalt ja kui sa talle nagu tähelepanu andnud, siis ta hakkas veel rohkem kirjutama. Jah, aga mingi hetk läks nagu agressiivseks ka oma jutuga.
kus ma olin see, et läbi telefoni. Jaa, läbi Messengeri saab väga agressiivne olla, Pepe. Lugeja valib tooni. Ma arvan, et minul oleks mingi Stockholmi sündroom tekkinud, ma hakkasin, et okei, ma ise ka armun ära. Ma ise ka armun ära ja ma tulen isegi sulle vastu. Ma võtan Elina kaasa, ma tutvustan teid. Ma ei tea, anna pangakonto number, ma saadan sulle piletiraha, tule Eestisse nagu. Aga ta kadus ära mingi hetk ja ega tegelikult, ütleme nii, et ega ma tegelikult ei võtnud seda ikkagi tõsiselt, ta ei olnud selles mõttes nagu nüüd nii hirmus, et ma oleks arvanud, et tuleb nagu, ma lihtsalt sain aru, et ongi lihtsalt nagu hardcore fänn ja samas ju tore. Ja ma ei teagi, mingeid siukseid toredaid asju on ka olnud väga palju kindlasti. Mina tean ühte toredat lugu sul. Me tunneme nii kaua aega juba lihtsalt, et Elina karjääri algusest peale on tal mingid kindlad Eesti väiksed fännid olnud. Ja siis nüüd alles mingi aeg tagasi me käisime ühel kontserdil, kus need fännid on nüüd suureks kasvanud reaalselt mõttes, nad on nüüd täiskasvanud inimesed. Lõpeta ära. Ja ikka käivad kuulamas ja see on mu arust nii epic lahe, et sa oled näinud reaalselt, kuidas väiksest nagu reaalselt mingi, ma ei tea, mis ta oli, mingi teise klassi tüdruk võibolla. Paarikuune. Ei ole nüüd nii vana ka. Nendest väikestest tüdrukutest on nüüd nagu kasvanud täiskasvanud naised ja mingi ikka käivad kontserdil ja see on väga lahe. Aga sama meiega ju, ma olin ka mingi... See tähendab seda, ma olen vana inimene. Me olime ka mingi 15-16, kui Elina käis Eurovisioonil. Me oleme väga fännid. Oh my god, me oleme siin vana mõtted tagareas lihtsalt. Vaskarid välja siit! Mina ei ole teaga tagareas, unistage edasi. Mina on normaalses heas inimene. Aga siin on küsimus ka, et kuidas sündis Glamour, kõige parem Glamour so far? Kus see tuli üldse, keegi tea? No Glamour, tegelikult ma ise tahtsin teha mingit üritust. See oli mul veits kooliprojekt ka, vaata. Ja siis, üksinda ma ei vitsi mitte midagi teha, sest ma ei tee muidu need asju ära. Aga siis ma mõtlesingi, et Elinale pakkusin ja Karlile, kõigepealt Karlile vist. Ja kõigepealt isegi Marta oli vaata mingi hetk valikus, see oli lihtsalt point, et võiks sõpradega koos teha mingi ürituse ja siis Sten hakkas seda asja ajama. Mina ju ei osanud alguses isegi muusikat mängida. See sama suvi, meil saab augustis saab aasta Glamouriga. Ja see sama suvi tegelikult mingi a la juulis ma tegin alles oma esimesed mingi DJ-keikad, mis tulid ka läbi Stenno muidugi kuskil. Jah, ma olen siin ikka õpetanud inimesi. Mina next. Mul on siin jah, pikk nimekiri juba. Ükshaaval käime läbi kõik inimesed. Aga ja siis nime, ma ei tea, see glam vibe on nagu naljakas. Ja siis ma tahtsin teha nagu, mulle meeldib rämmar ka. Ja teha nagu mix sellest, et see on nagu glam rämmar ja siuke hästi friendly vibe. Glamuurne rämmar. Glamuurne rämmar ja siuke nagu hästi nagu sõprade üritus, vaata. Üks päev just puhastasin seda glammari silti Fonotegis. See oli mul nagu ühendatud elektriga, ehk siis full roosa ja siis ma ei mäleta, kohver käis midagi seal tegemas mingite asjadega ja siis vaatas otsa, ma ütles, et lahe ürituse nimi teil. Nende üritus on ju rämmar. Jaa, aga ma olin rääkinud läbi. Ta on kade ära. Ta on megakade, jah. Tšau! Ilmselgelt, see on nii hea nimi tegelikult. See on nii hea nimi ja tegelikult ei ole põhjust kade olla, sest et saladuskattel võib öelda, et meil tuleb suvel paar suuremat glammarit koos rämmariga. Jah. Eesti erinevates otstes. Jah, me läheme Can't wait. Kas me lähemegi sinna koerusse? Me läheme täitsa ja me läheme täitsa tuuritama igale poole. Võib-olla isegi veebruaris on Eestist välja. Who knows? Ibiza? Te ei taha sinna minna, maksad veel 15 juurde. Ibizale ei lähe vist väga see kuradi Koit Toome valgetööd peale, ma kardan. Aga jah, nimi on lähe. Peab veits patendi peale panema ikka, ma vaatan, et nagu props, et üks lahe inimene veel endale sarnase nime leidnud. Aga vist on, jah. Aga selles mõttes me ei jagama maid ja iga inimene teeb omad suunda lihtsalt. Ja see, teeks me samal ala peal vaata seda asja, siis sellest tuleks võib-olla mingi, et me peaksime kuidagi asjale panema mingi sildi külge ja hakkama kuidagi ametlikult seda asja tegema, aga praegu me toimetame eri aladel ja üksteisele jalgu ei jää, ma arvan, et see on okei. Merchi teeme ka varsti. Mingi kreemiproua. Sa paned Instagrami vist, siis Instagramis tuleb, kui sa paned Glamour sisse, siis ta tuleb esimesena sinna ette. Aga jah, teeme Merchi ka varsti, jah. Ma vaatan sul müts juba peas. Tead, aga see on legendaarne müts juba ja ma nagu uunin, sest igal pool, kui sa käin, kõik ütlevad, tahavad Glamouri mütsi vaata, aga selle ma tellisin teema osti, see on Viltuse Noka ja Viltuse tekstiga. Aga see ongi aga this is gonna be the OG, nagu ma kanen selle nii ära lihtsalt ja panen selle glassboxi lihtsalt ja ma ei tea. Saad kunagi kalli raha eest seal maha müüa? Muidugi, what the fuck nagu. Aga tahaks Noka mütsi teha, jah. Ma ei tea, öelge, kas te tahate Noka mütsi? Kas meeldib? Jaa, tahan. Jaa, mina tahan ka, aitäh. Meil on väga laheda disainiga Noka mütsid. Kõik näevad putsikade välja ka. Jah. Ja, aga mis on kõige parem Glamour olnud?
No üks meeldejäävamaid on minul kindlasti on kultuurikatlama, sama. Mis me tegime siis vallaliste peoga koos. See oli lihtsalt sellepärast... Vaatasime järgis küsimus. see küsimus on ka ilmselt Elinale suunatud. Ma arvan, et see on sulle suunatud. Ei, tegelikult kindlasti on jah kultuurikatlama, sest et see oli lihtsalt nii suur. Nagu see oli esimene meil nagu nii suur majast väljaspool ja hästi palju inimesi oli seal, see oli meeldejääv. Aastavahetus teiega koos on väga meeldejääv mulle. Kurat, kõik on tegelikult lahedad olnud. Igaüks on tegelikult kuidagi... Kõik on lahedad olnud, aga peab ka tunnistama, et on ka perserein tulituse selles mõttes. No nimeta üks! No ma ei tea, üks oli ikka puha putsis omadega. Aga selle mõttes seda tuleb ownida ja lihtsalt teha järgmine kord aru saada, mis me siis teeme paremini. Aga ma ei tea, ma tunnen, et meil läheb nagu täitsa nagu hästi, Glamour on nagu lahe. Muidugi läheb. Ja mulle ei meelda siis, kui me tegime esimest Glamourit, kui keegi ei tea, siis esimene Glamour toimus koos Messiga. Koos Messiga, ja siis oli räige padukas, nagu nii haige padukas, et terve fucking telliskivi uputas, niimoodi, et inimesed ei saanud uksest sisse. Ja ma mäletan, kell 12 oli 3 inimest ja ma lihtsalt vaatasin kaugust. Ma olin nagu mingi, et okei, nüüd on kõik. Meie oleme Rippu või tippu. Ja täna on pidu 3-le ja siis ma mäletan, ma käisin üleval ära ja ma tulin tagasi järsku oli terve tantsuplatsi inimest täis. Hästi kiiresti käis. Ja siis ma olin nagu mingi what the fuck nagu. Ja aastavahetuse oma oli ka ikka üli... Ja täiesti full täismaja, täiesti... Aastavahetuse oma reast oli nagu nii täis, et nagu oleks 2 korrust inimesi olnud. Ei no, kõik on ikka lähedad olnud, jah. Kui minu lemmik... Mulle see Shootersi vibe tegelikult meeldib väga. See on naljakas, nagu Tartu inimesed elavad rohkem kaasa. Ja Tartu on väga hästi vastu võtnud meid. Väga armsad on kõik olnud. Juba tegime ühe ära nüüd uuesti ja kutsutakse juba uuesti, meid tahetakse uusi kuupäevast panna. Oota, meil viimane kord ju tuli autotäis mimmusid, tuli ju Viljandist spetsiaalselt Glamouri jaoks kohale. Me just kõndisime just hilinesime tegelikult juures enda DJ keikale ja siis nad olid just seal maja lähedal autost väljumas ja tulid tervitama ja ütlesid, et tulid kuulama meid. See oli väga tore. Väga lahe, nagu tõesti lahe, nagu lähedad inimesed on koos. Väga kommuun on tekkinud. Peaks rohkem tegema seda kommuuni asju. Teeme merchi ära, siis väiksed Glamouri varjarid on koos kõik. Isa varjar on siin ja ema lehm on siin ja... Klaminaatorid. Nii. Oi, vabandust, ma panin... Küsimus ehmatas ära, va? Teate, see küsimus... Ma täiesti kindel, et Sten küsis ise sellepärast. Aga ma isegi küsisin, jah. Ma isegi Saad aru, vahet ei ole nagu, mis nime sa mainid Stenile nagu chatis, päriselus, mis iganes. Ta esimene küsimus lihtsalt on, no kui see meesterahvas on ju, ta esimene küsimus lihtsalt on, et kui suur munn on? Asuma asja kallale. Tõmbas suu niimoodi kurati. Toruks ära. Stenil on mure tegelikult, et tal ei käi suu lahti juba mingi 6 aega vähemalt, sest et tal on tarkuse hamba opi järgne trauma ja ta läheb järgmise tarkuse hamba opile ja ta on 6 aega talle toitu suust sisse toppinud. Ma pean maasikad lutsutama. Fucking armastan maasikaid, ma ei saa süüa neid normaalselt. Täna sain isegi suud lahti teha, ma mõtlen selle peale. Oota, aga maasikatega tasub seda ka rääkida, et... Minul ei ole kaela peal ühtegi. Aga et enne me rääkisime hotellidest ja et kuidas Fake Tanniga saab voodi ära määrida ja värki-särki. Kui me Gretal reisil olime, siis Sten peale pidu otsustas, et temal on kõht tühi, läks terve karbi maasikatega Valgete linnade vahel magama ja ilmselt magas nende peal. Maasikamoos oli hommikul. See oli päriselt katastroof. Nagu siga oleks tapetud. Sulle nagu Elina oli mingi oh my god. Ei, Rakvere lihakombinaat reaalselt nagu. Rakvere lihakarbonaat. Oma toast ehku, mis tahab, kurat. Aga tegingi. Me peame. Aga no, Sten, räägi siis. Kui suur mu munn on või? Kui suur munn on? Ise küsib ise. Ja ütle stopp. Ma ei tea, normaalne. Kas te olete seda mängu kunagi teinud enda sõpradega seda, et võtad mõõdulindi, vaata, siis ei näita numbreid, vaid keerad teisipidi ja ütled talle, et näita näiteks, ma ei tea, palju on 18 sentimeetrit. See on nii huvitav vaadata, kuidas inimesed, kas nad panevad... Inimesed teavad või? Ja saad aru, et enamus mehed, kellele sa selle annad, hakkab näppudega mõõtma.
seda, et enamus mehed nagu umbes käega vaata teavad enda umbkaudset. No mul on mingi 27 sentimeetrit. Lõdvana. Ja kõvana on 10 senti. Mida te uurite kogu aeg? Ma ise küsisin selle küsimuse. Appikattu seitis nii. Ma räägin, see meie mees, mida ma kuulamas käisin. Mu aju on hävitatud nagu. Aga kusjuures ma olen ka näinud seda, et nad mõõdavad nagu no muidugi sa mõõdad, kuna naisserahvad teevad samamoodi ja siis kui sa oma peika munni kohta küsitakse, siis paned 2 kätt kokku, vaatad palju see otsa üle läheb ja asi ants. Aga tegelikult see on tõsi, aga meestel vist ei meeldi, kui nagu mõõdetakse. No, kui sul on 27 sentimeetrit lõdvane, siis mõõda palju tahad. No siis jaa, mõõda. Oh my god, ma kui ükskord sain siukse, ma vist teile olen saatnud selle kunagi ammu. Sain ühe siukse selle dickpiki niimoodi, mis oli, no teate neid Tavi, neid dušikeele või? Võrdluseks pani või? Siis tal oli nagu võrdluseks pandud see Tavi dušikeel. Saada, meil selle mõttes saada. Ma saada. Pane siia sa. Ja siis ma olen ühe saanud siukse, kus on hambahari kõrval. Okei, tahtis jämedust. Ma ei saa aru nagu miks. Ma ütlen, mingid õllepurgid ja deodorandid. Ma ei ole ka sellest aru saanud. Ma ei saa aru sellest ja siis nagu ja nagu mida sa vastad siis sellele? Mina teeks nii, et... Nagu mingi, oh my god, tahaks pesamine või hambaid peseda. Ma võtaks kanva lahti ja siis ma isegi võtaks sealt mingi väiksed lahedad pildikesed joonlaudadest ja teeks mingi laheda kujundusega sellest dickpiki. Ja ma arvan, et see point on see ka, et sa saaksid aru, kui suur sa on, et kui saad Tavi pudelit... Aga sa saad ju aru... No aga tead, alati ei saa... Mina ei kasuta enam Tavi, mina kasutan neid Reachi, neid asju nüüd ja need on teise suurusega. No täpselt ongi ju point, aga näiteks hambari on suht klassikalise suurus, ehk siis sa saad suht kindlalt aru, et kui sul on see kodus olemas, sa võtad selle kätte ja mõtled, see on ka nii suur. Telia pulti pead kasutama. Telia pulti, see on nagu käpas selgaga. Aga nagu mõtlen, mida see nagu siis aitab, et ma nüüd tean... Mehed on imelikud või? Naiste jaoks nad teevad neid pilte need Tavi potskudega. Tavi potskudega? Moosipurkidega. Aga ma ei tea nagu tõesti milleks, aga ma näitan teile pärast neid asju. Või, Kalja ta peab. Sa vahetad siia. Siis järgmine küsimus. Ma olen natukene lost. Mulle tundub, et Elinale on nii palju. Elinale tundub nii palju armastusavaldusi jälle olema. Jälle Elina, miks sa oled mitte Elina, kas sina oled saanud... Oota, aga Janelle küsi ise paar küsimus, sa oled nagu sekretär. Oi, seal oli üks küsimus vahepeal Liu plus me võrdub süda. Ja ma... Tead, mis need on või? Kui ma tean, kes seda küsis, siis jah. Need on põhjus see, et kuna mul ei ole ostetud versioon, siis see äpp ise lükkab see küsimus. Oh my god, ma juba lootsin, et see on üks inimene, kes küsib seda. See ei ole see event. Palun räägi sellest. See Janelle lemmikinimene maailmas või? Jaa, see minu lemmikinimene, keda ma fucking vihkan reaalselt tõmbanahku ja sõna nii kapeestus. See oli reaalselt niimoodi, et nagu see inimene oli siis nagu seltskonnas meil ja siis Janelle pöördub minu poole ja on nagu mingi täitsa lõpp. Ma nagu tahan olla hea inimene ja ma ei taha nagu teda vihata ja tema vastu ruud olla, aga ma ei saa midagi teha, see tuleb mu seest. Ei nagu reaalselt ma ei saa, kui ükskord inimene, nagu ma ütlesin Stenile ka aasta, et kui ükskord sa oled nagu juba mingi perse keeranud ja sa teed seda teist korda uuesti nagu meie silma all, siis nagu mida sa tahad veel? Kalja, ma olen people's please. Ja siis sa teed seda ka 5. kord ja 6. kord ja ta on ikka... Ja ma reaalselt järgmine panen künanud. Ei ole 5., 6., ma olen lihtsalt people's please või mina numbrid ei oska. Sten on peast haige. See on kõik, mis mulle öelda. Lühike mälu lihtsalt. Jaa. Aga meil on järgmine küsimus alkoholi kohta, kas ta pigem jätta šampust või veini? Šampust. Veini. Ei, kurat, mõlemad on head. Mulle meeldib šampus ja vahuvein, sest mulle meeldib mulliga. Alustame kõigepealt sellest, et šampus on ka vein. Selles mõttes, kõik need on vein. No ilmselge. Ja need kõik on väga maitsvad, kahjuks. Aga šampanjast on väga retspohmakas, šampust ei ole olemas. On, see on see odav, see... Mis see sovetskoja siis sinu arust on? Täpselt. See on vahuvein piirituse baasil. Ei, minu arust nagu mulliga joogid teevad mul siuksed kõhu ette, siis ma olen nagu 9 kuud rase, see on nagu ülinormaalne. No näha on tõesti sul seda kõhtu alati. Aga pohmakad on ka, aga vein, nii hea, kõik on hea. No minu lambis põleb iga õli. Minul ka. Ja tahaks praegu ka veini ausalt öeldes. Tahaks tekiilat, Kalja, unustasid vein. Kuule, kirjuta sellele Papa Svenile, äkki Papa Sven saab meid tuua. Äkki on kapis üks minna. Aga sinu muideks järgmine küsimus ongi, et lemmik shot of all time. Tekiila, aga nüüd hiljuti ma kogemata Karliga jõime ja läksime karaokesse. Ja me proovisime seda Snickersi shotti.
kui ma palusin tekiilat, aga see baarmen tegi ikka Snickersi šotti, ma ei tea, miks sa seda tegi. No sellepärast sa näedki hommikuti siuke rott välja. Tee mingi Snickersi šotti. Aga see oli mega hea. 10, palun. Ei, see ongi selles mõttes, nagu see ongi suhkruhaigus 10, aga mina olen nüüd juba aastaid selles mõttes tekiila usku olnud. Ja tõesti, kui sa jood 100% agavet, siis sul ei ole pohmakaid ja sa õpid seda jooma ja see on väga meeldiv. Aga nüüd Stenno ütles mulle, kui me üks päev käisime väljas, et oh my god, ma proovisin ühte šotti, sa pead seda proovima, seda, et kuna me teeme ka koos paari, siis me peame teadma, mis turul toimub. Ja siis ma proovisin seda šotti ja see on siis kahlu ehk siis kohviliköör, siis Baileys ja kõlab juba hästi rõvedalt, on ju, aga siis sa sinna peale jahvatad värskelt soola. What the fuck, kui hea see on. Ja see oli nii haigelt hea mõitsega, nagu see soolane magus koos. Te peate proovima tüdrukud. See proovib või? Kus te saite seda? Shamrockis. Ma teen teile... Oh my god, mida Shamrockis päriselt või? Nii maitsev oli. Kollad! Peame minema. Sulle meeldib Shamrock või? Ma olen käinud seal, aga... Shamrockis Shammis on massive! Karaokebaar. Ei, sa olid ka kaasas, aga ma unustasin ära. Olid? Ei. Olid küll. Ma ei ole kunagi Shammis käinud. Ta käib ainult kuulsates klubides. Mis sa räägid? See on mingi nüüd mõned ma panen päevad pildi tagasi. siia Elinas Shammis. Need on need Snickersi šotid. See oli peale muusikapingot, meil millegipärast alati teed viivad sinna Shammi peale muusikapingot. Aga teil, mis ma tahtsin rääkida sellest tekiila šoti, ja siis ma mäletan, ma olin Mehhikos kunagi ja siis seal juuaks väga palju tekiilat, on ja siis seal kiiremini peab magama. Oota, ma mõtlen korra, kuidas ma tegin seda, et sa nagu jood, on ja siis tõmbad seda soola, tõmbad teda ninna ja siis pigistad laimi silma. Selge. Ülihea jutt, aitäh, et jagasid. Tere tulemast. Nüüd on kohe näha, vaata, et kes meil siin kambas on, et kes käivad Shammis joomas ja kes on kell 7 hommikul Ärge tõmmake pilaatuses. soola ninna. Ärge toppige laimi vahva silma. Ei. Tais saab neid ürte, vaata, mille seda... Mul on kodus. See on mega hea. Seda võib ninna tõmmata. Ja, see on päris hea. Ja poppersit võib ka ninna tõmmata, aga hästi harva. Ainult Justin Timberlake'il. Me oleme kõik koos Justin Timberlake'il poppersit tegema. Ole vaid. Siit auk on nii lahti. Kuidas te selle kommeti sisse sai sinna alala? Mulle ei see söönud mingid šokolaadi, kus on seenad see. Aga igastahes, mis on kõige popim lugu, mis rahvale peale läheb? Nagu iga kord paned selle laulu käima ja kõik on hullud. Oi, pikka aega oli kindlasti Push It. Nagu see toimis päriselt. No Stennu jaoks see toimib siiamaani. Aga tegelikult endal, kui me nii palju teeme neid pidusid, siis ma ütlen, et mul juba natuke ikka viskab koppa ette. Aga meil on ikkagi hea mix of muusika, sest mina tegelikult, mul on see, et kas ma mängin nagu retsi rähmakate mussi, mis on minu lemmik muusika, mida ma ise naudin, või siis ma mängin nagu mingit teist vibe'i ka, vaata. Et miksida seda, et ma ei pane ainult sinna nagu seda classic popikat, vaid ma nagu miksime nagu mingit elektroonilist ja mingit tehnolaadset toodet. Ja sellepärast ma arvan, et toimibki meil nii hästi ka, et me ise kuuleme natukene erinevat muusikat üksteisega ja me paneme kõik enda muusikat seal, ehk siis sa võidki kuulata Koit Toomet, aga sa võid kuulata ka mingit päris muusikat, väga head muusikat. No mis sinu lemmiklaul on, mida lasta? Vaikuse minut. Kar kuuleb sellist gei-sauna ringspa, sükast aurusauna mingi taustaka. Ei, mul on lihtsalt kõige suvalisem popmuusika on minu siuke ja mitte nii väga isegi ei ole suvaline. Ma räägin midagi, nagu ma ütlen, et kui ma oleksin kuskil peol ja tuleb fucking Charlie XX peale, siis ma olen 100% tantsuplatsil. Ja muideks Glamouri playlistis on ka Messi lugu see, nii et... Ja, neid ma kasutan ka päris palju. Need on vaata tümakad. Räägin nagu ma oleks artist. Ma just tahtsin küsida, et millal album dropib? Homme tuleb välja üks SoundCloudi mix. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et selle peoga on alati lihtsalt see, et sa pead lugema ruumi. Üks Glamour võib toimida rohkem Eesti süldimuusika ja teine Glamour läheb rohkem Messi Expressi muusika. Aga väga sülti ei taha ka. Mida te siin süldi all nüüd siis nagu Elina Borni Miscalculation. See toimib nii hästi alati. Nagu noored ja vanad kukked ja kanad. Uued ja noored ja... Ja Sten pani ükskord Goodbye to Yesterday. Mina panin kusjuures. No okei, vabandust.
ja siis ma korra küll ehmatasin ära, ma ütlesin, oota, kes see laulab? Kõik laulsid kaasa, kõik, mingi what? Elina, mis sinu töö on siis Glammaril? Mina olen DJ. Glammaril! Jah, mis su lemmiklaul on siis, mida lasta? Ütle enda laul. No tead, sellist asja ei saa praegu siin öelda, sest et see oleneb su moodist, see oleneb sellest, mis lood Karlil või Stennul pulga peal on. Aga see, mis õige BPM-iga on õigel ajal, siis Aus. Väga hea vastus. Kas sul uusi laule ka tuleb või? Keegi küsis. Minul nüüd isiklikult siis või? No me keegi teine vist siin muusikat ei tee või? No ma ei tea, Messi Express, teil pidi küll tulema. Ja mul tuleb kindlasti lugusid välja tulevikus, ma ei tea veel millal. Kas suvel ka või? Aga Pigem mitte vist jah, sest et me küll teeme ja kirjutame, aga ühesõnaga ei ole veel jõudnud lõpule, siis issand jumal, saab veel pikemalt rääkida. keerutada lihtsalt. No ühesõnaga, et demosid oleme teinud ja küll jõuame ka lõpp-produktini millalgi, praegu lihtsalt mitte, aga tuleb ja saab. Vist tuleb natuke teise suunaga, ma natukene hakkan nüüd katsetama, sest et ma olen ühe teise plaadifirma all nüüd, ma olin varem Universal Musical, aga meie teed läksid lahku, oli aeg ja siis ma olen nüüd Kurbades uudistes ja siis seal natukene mõtlesin ka, et hakkan võib-olla mingit uut suunda natukene katsetama. Vanus ka sealmaal juba. No mõtlengi jah. Pakkisid kahvri kokku ja läksid kahvri juurde. Kõik fännid on ka juba läheb kantri peale üle. Ei, mitte päris kantri, aga natuke seda suunda, millist mussi ma võib-olla ise kuulan igapäevaselt. Et natukene seda panna nagu sinna sisse. Mitte, et mu eelmised lood oleks olnud kuidagi täiesti not my style, mitte seda. Aga inimene kasvab, inimene saab suuremaks, wow. Targemaks ja muutub, kõik muutub. Lucky you. Okei, meie järgmine küsimus. Ma olen tähti kindla, keegi neist kolmest küsis seda. Ma tean, kes selle küsis arvatavasti. Aga mitte meist siin käi. Siin on Kiss Merry Kill. Mina tean, kes küsis. Uku Suviste, Koit Toome või Tanel Padar? Okei. Kas me peame kõik vastama selle? Meil ei ole ühine vastus, ma arvan. Teeme, et kõik vastavad. Mina ei vasta. Ära muretse. Ma tahan olla see igav inimene, kes... Okei, ole see müsteerius. Ära muretse, mina vastan isegi. Ma tean, et minu ja Stennu vastused kindlasti erinevad, sest et ma tean Stennu maitset. Nii, kõigepealt. Stennu alustab. Märri Uku Suviste, Kiss Tanel Padar ja Koit Toome. Fuck off nagu. Kill Koit Toome nagu. Okei, nii kord, sinu kord. Aga see ei ole nagu midagi, kohe ütlen, et nagu ma lihtsalt mäng nagu. Ma ei üldse Koit Toome kohta midagi halvasti, muidu see on jälle pikki pead. Okei. Ükskord oli niimoodi, et Sten ütles keikal Koit Toome kohta ühe kommentaari mikrisse ja siis me Elinaga saime šoki ja pidime maa alla vajuma. Aga ta sai pärast normilt vitsa meie käest selle eest. Oli ootamatu. Minul siis on oota, ma mõtlen hästi kiiresti. Mina ütlen esimesena, kelle ma killin. Ja see on see, kelle Stennu tahtis endale eluks ajaks jätta. Nii näete sõna, mida öelda on killima. Eemaldame lihtsalt. Eemaldame siit maailmast. Jah, tema ilma mitte mingi muu põhjuselt nagu lihtsalt see, et ta Stennule meeldib nii väga. Siis peab vastutasuks midagi vaata panema. Siis oprikene. No ei ole kõige paremad valikud, vaata. Okei. Ma kissiksin siis Koiduga ja abielluksin Taneliga, sest et tundub, et tal läheb selle abieluga väga hästi ja mulle meeldivad toksikmehed. Aga millest ma mõtlesin, ma ei võta arvesse seda, et kui inimene päriselt munn on, vaata. Mida sa võtad arvesse siis? Aga kui ta on, siis Kill Tanel Padar nagu, Koit Toome, marry me. Ai, ma tahtsin Ukuga märida. Kiss Koit Toome. Okei, mina küll, ma ka killiks Taneli. Siis... Killin Taneli. Okei, mina killin Taneli. Siis... Issand jumal, ma nüüd mõtlen. Okei, ma võin siis Kiss... Elinal on pulss laes praegu. Lihtsalt see... Ma ei tea. Ja miks mul peab olema? Mary Koit Toome või? Ja Koit Toomega ma abiellun. No jah, ma ei tea, ega siin väga mingit Uku Suviste ma eemaldan.
ta on nii naisena, aga kurat, õige. reaalselt ta üldse ei meeldi mulle, et see kuradi linnulaul oli nii perses, et siiani see meeles. Tanel Padariga ma oleks räiget tatti lihtsalt ja Koit Toomega ma abielluks. Ta on nii armas Roosa Kampsun, ma saaks selle endale. On jaa, nii pehmene. Jah. Plus ta on ilus naine ka. On või? On või? No, slay. Lähe. Nii, kas me oleme kõik vallalised või? On küsimus. Ei tea, ei vasta. Jah. Mina vastan. No. Elina vasta kõigi eest. Elina vasta kõigi eest. Ei, mis kõigi eest? Iga ühe kohta. Okei, no ma ütlen siis iga ühe. Ja ise ei tohi kõiki ekspooks. Ja me ei tohi, ei, ta võib öelda, mida tema arvab, aga me ei pea kommenteerima seda. Kuradi mängite. Me tunneme kõik, mida ta arvab. Ma ütlen siis seda, et siit seltskonnast 3 tükki on siis suhetes ja 2 tükki on valalised. Kes need on, ei tea. Järgmine küsimus. Kuradi küsimused. Siin on jälle küsimus Glamouri kohta. Kuidas see algus sai, aga selle me juba vastasime. Mis on kõige haigem asi, mida Glamouril näinud? Mina olen näinud, või noh, ma ei ole seda oma silmaga näinud, aga ma tean, et Glamouril juhtus siuke olukord, kus meie sõbranna Kristina oksendas põlvili garderoobid riiete vahel. Kas seda on okei rääkida? Kaljamaa rääkis seda suurel laval. Ta rääkis salajuttude laagil sellest. Ja Kristjan läks südapahaks, läks garderoobi, pani keti maha, läks minema. Koju minek. Ei, see oli kõige haigem see, et nagu ta jäi sinna fonotegi ukse taha ja siis mu sõbranna isa tuli, kuule, et Kristina on vist õues halb, et keegi kas läheb vaatab teda ja siis minu Sten või keegi jooksis õue ja siis päästis teda. Alati jookse Kristina on nii vana kala juba kallikene, teda ei ole vaja päästada. Minu musina. Oota, kes see kettis puldi taha? See oli nüüd, see ei olnud Glamouril, see oli nüüd see oli üks poiss, kelle perekonnanimi on Flau. Igatahes meil oli üks suur üritus ja ma läksin siis õhtu alguses nendega, et teeme siis hea õhtu jaoks ühe pitsi koos. Tegime pitsi ära, ma ei mäleta, kas me olime 3 või 4 seal. Tegime pitsi ära ja järsku nagu vaatan lihtsalt lendab ja tilgub ja ma olin see, et oh my god, mis juhtus, panid ketti ja ta mingi ja siis läks muusikat mängima. Ma üks aga meil oli kunagi üks see salajutt. Tal on suur munn. Ma ei tea jälle, milline ta välja näeb. Salajutud, tead küll. Salajutud aftakal üks mees võttis särgi sellest ära ja tegi backflip ja siis pani mingile tšikile kannaga näkku. Ei mäleta, kuidas te seda ei mäleta, mäletate nii mõtetud asju. Ta pani kogemata ja ta ei teinud nagu meelega seda. Ja vot siis ma seal ka okei. Tšau. Loosime siis välja püssikulmud. Aga isegi loosisimegi. No, see salajuttude Glamour oli ka tegelikult väga lahe ja teistmoodi üritus, aga seal oli... Mida sa ajad? Seal oli ikkagi haigemad inimesed, mida me üldse vist... Ma ei ütle iialgi enda jälgijate kohta haiged inimesed. Ma ei ütle haiged inimesed, aga see on kõige värvikam seltskond. 100%. See ei olnud meie tavapärane Glamouri klientuur kindlasti, mis on selles mõttes hea, et me saime teisest suunast inimesi endale kuulajaid juurde, et see oli nagu teistmoodi väga lahe üritus ikkagi. Ja. Mida veel põnevat? Mida sul veel põnevat on? Nii. Oh jomma joo. Kas Karl ja Sten on paar? Jah. Kurat, ma pean mõtlema, kes selle on esitanud. Siin ongi see üks suhe ja siis Peppi. Palun jätke nüüd see meelde, et me ei ole Karliga koos. Samamoodi nagu ma ei ole Elina Borni vend, ei ole ma Stenuga paar, me ei ole kunagi olnud paar ja meist ei saa kunagi paari. Palun ära ütle nii. Elina mingi helesinine unistus on. Kuigi ma olen Karliga kirikuhoovis tätti pann küll. Ja, aga see oli reaalselt mingi 39 aastat tagasi, siis kui sa olid 11-aastane ja ma olin... Oh my god, sa ei tohiks okay, no mitte nii jõuda. Kuule, me ei tunnegi nii kaua. Paneb sind jälle kuradi järka päev Insta stories. Ei, tegelikult ei, me kindlasti ei ole paari. Me oleme tõesti ühe korra elus tätti pannud kunagi. Aga me elame samas korteris, jah? Erinevates tubades ja me toad on korteri kõige kaugemates eri nurkades. Rahunega maha reaalselt. Tegelikult ei salli 11. Kui te tahate maga suhtesse minna ja te ei julge maga rääkida seevastu, et te arvate, et ma olen Karli koos kirjutage mulle. Ma olen väga people pleaser. Palun Stenile ruttu meest, mul oleks nii väga mingid normaalsed, toredad. Ma käisin täna ühe juuksuri juures, ma pakuks sulle teda ausalt öeldes, ta oli täiega tore ja täiega fun. Mul on okei praegu. Mul on hästi ette. Ma ütlesin kusjuures ükskord niimoodi Glamouril. Me läksime, Elinaga hakkasime Backarisse minema ja no terve õhtu juba, kell oli palju juba selles mõttes, et juba joogid olid sees ja
Melu oli laes ja siis Elinaga tehti pilti, fännid tegid pilti ja siis needsamad kamp tuli minu juurde ka, et teeme sinuga ka pilti. Ja ma lihtsalt vaatasin talle otsa, mul on hästi praegu, aitäh, ja läksin minema. Sest ma lihtsalt ei ole harjunud ei, aga sa oled nii ruud nagu. Mul tuleb praegu lihtsalt see meelde, kui me Londonis käisime. Nii. Ja siis meil olime ööbisime sõbranna juures ja siis seal oli mingi case, mingi siuke teema, et ma ei tea, miks, aga kas sul võeti elekter välja mingi hetk või mis teema ei, seal on siuke süsteem lihtsalt, et sa pead nagu kaardiga laadima endale kodus nagu põhimõtteliselt kommunaale, et sa saad nagu elektrit ja interneti asju, siis kui sul see kaardi limiit saab otsa, sa saad mingi tanklas peale laadida. Mingites korterites. Nii, aga siis oli see, et oli öö ja no nii külm hakkas, vaata. Me jälle Karliga millegi pärast pidime voodit jagama. Nagu eraldi tekid kõik jutud, ilmselgelt värgid, särgid. Aga mul hakkas nii külm keset tööd ja siis ma nagu läksin lähemale Karlile. Karl oli mingi, mis teed? Siis oli mingi, mul on nii külm, Karl oli mingi, saakama. Ja aga seda... Ja aga sellepärast ongi nagu venna jões Vahemäel. Ta on ikkagi sinivereline, tema ei saa puutuda kokku ju rämmakate nahaga. Keha soojus. Ja aga viimane kord, kui me nüüd... Tän tuleb lihtsalt maha suudada. Reaalselt. Pärast hommikul hakkab pruunima. Ja see maksab ka midagi nagu... Karli tõi kiistada. Jah, just nimelt. Samas, kui sa Koitoomaga abielud, siis ta on raha, et osta sulle uus. Saate Kuule, Koitoome on sama värvi, mis mina ju. Oota, mis Koitoome veel on? Liigume edasi. Jah. Nii, mina räägin nüüd teile paar päeva tagasi juhtunud loo. Kuidas mina ärkasin hommikul, ma olin väljas käinud eelmine õhtu, pidutsenud, aga kuna ma teen nii palju tööd kogu aeg, siis ma väsin nii ruttu ära, kuigi paar lugu tagasi ma rääkisin, kuidas ma kell 9 hommikul koju jõudsin. Igatahes ma olin väga väsinud, ma läksin peolt varem koju ära ja ärkasin hommikul kell 8 selle peale, et keegi magab minu voodis. Voodi jalud siis. See ei olnud mina. Ei, see ei olnud sina. Seekord tegin silmad lahti. Võt, tegin silmad lahti, see ei olnud võõras inimene, kes seal oli, see oli mu kaaslane, aga ta magas nagu teksade ja pusaga voodi jalud siis nagu koer. Ma ehmusin nii ära, ma ei saanud nagu aru, et miks ta siin on, selles mõttes me ei ela koos, tal ei ole mu võtmeid, me ei olnud kokku leppinud, et tule minu juurde. Ma lihtsalt ehmusin ära, no reaalselt ma olingi šokis, sest et miks ta magab mu voodis ja kuidas ta see sai. Ja siis tuli välja tegelikult, et ta oli Stennuga koos peol kuskil olnud hommikuni. Mina tõin ta kaasa, ma ei mingi tšau. Stennu arvas, et kuna ta niikuinii ööbeb siin kogu aeg, siis las ta tuleb koju kaasa. Stennu võttis kratis kinni. Jaa, aga mul oli see suva, ma läksin sinna, ma hakkasin nii retsid naarma, sest Karil käis mingid retsid helitoas, vaata. Mul oli see, mida vittu, mis siin toimub, nagu etsilt kõvasti käis läpakas. Mingi Twilighti, mingi screensaveriga, mingi YouTube'i video, mingi metsahääled, miksuid viiul. Ma pärast, ei... ma ei nimesid mainimata, tema ütles mulle hommikul, et nad räigelt naersid hommikul mu üles ja ma ütlesin, mida te naersite siin, siis inimene magas lihtsalt ja vaata mingid, et nagu läpakast plästis mingi 10-tunnine mingi sleeping sounds, aga see oli nagu mingi, nagu läpakas oli mul kõhu peal ja see oli nii kõvasti olnud, et nad kuulsid trepi kohta seda, et see mingi, what the fuck. See oli normnälkijas seal selle kuredi läppariga, noh. Oota, aga Karl, sina oled ka ju minu korteris maganud niimoodi, et ma ärkan üles ja vaatan, Karl on minu mingi kodus diivani kõrval. Vaip on tekiks peale. Aga mina olin teinud talle nagu voodi diivanile ja kõik värgid. Ei, ma ei taha, mul ei ole vaja. Ma olen mingi, nagu ma läksin üli närviga alati selle peale. Ma tegin sul voodi ära, kuidas sa ei lähe sinna voodisse? Miks sa tahad ikka mingi kuskil põrandal magada? Mingi võtad omale teki peal või selle vaiba peale. Ma olen harjunud lihtsalt käsistes tingimustes elamisega. Mulle meeldib nii mõnus on seal. Ei, mul on hästi. Ei, mul on hästi. Mina olen Elina juures ka oksendanud, jah, kui ma ükskord magasin. Ma ei tea sellest midagi. Ma mäletan küll. Nii, meenuta. Siis kui seal pisemas korteris olid. Ma ei ole kunagi pisikeses korteris elanud. Nii putsi, niimoodi kitsin, roomsed ka pole, noh. Nii paha oli. Omega räägime pohmakatest siis. Teeme see lõpuakordi. Tavai. Teeme siis, räägime lihtsalt, mõtleme nüüd, okei, ma küsin ise siis meie kõigi käest. Näiteks, kõige retsim pohmaka kogemus nagu siuke fuck off, nagu rippu nüüd, siin ei ole tippu, vaid see rippu nagu. Minul lähevad need lihtsalt meelest ära, saad aru. Pohmakad lähevad meelest ära. Tegelikult läheb, siis sa mõtled nagu tol hetkel, et elu saab läbi. Ei, sa oledki see reaalselt, et mitte kunagi enam ja nüüd ongi kõik ja
läheb 2 päeva aga tead, mööda, ei seda ole, uuesti. aga kui sa, jah, see tunne läheb ära, aga mälestus jääb ja mulle... Ja Nelle, sul on midagi rääkida, mul on tunne. Oota, ma alustan ise kõigepealt. Ma on nagu naljakas oli, muidu ma arvan, et päris unustan ära. Ma mäletan, ma ei unust seda pohmakat mitte fucking kunagi ära. Okei, oota, ma mõtlen, mul on 2 pohmaka, mis on võrdväärse koha peal. Okei, ma räägin selle naljakama story ära, siis Mallukas, anna mulle anda, eks? Aga see puudutab ka sind. Nüüd on õige aeg, kus kapist välja tulla, ma arvan. Igatahes, see oli minu sünnipäev ja päev peale sünnipäeva pidin minema salajuttude podcasti sellele apteekale mussi mängima, vaata. Mul oli jumala chill olla, nagu ma sain isegi normil ajal koju peale sünnipäeva. Nagu siuke, et ma sain magada ja ma pidin alles kell 9 või 10 õhtul minema järgmine päev mussi mängima, mega chill oli. Türa ma tegin, et silmad lahti mingi fucking 2 päeva ja see oli allakäigutrip nagu täiesti perses. Pidin roomama vetsu, ma ei saanud püsti tõusta, meeletu, iiveldus, pearinglus, kett. Aga see, et roomat oli nii raske juba ja ma roomasingi nagu sõdur roomab lihtsalt muda sees kuskilt okastraatidelt läbi lihtsalt, et vetsu saada. Ja meil on ju vetsus olnud ka niimoodi, Ketriini kogemusest ma tean, et tal oli ka ükskord pohmakas ja meil on terve vetsuse sein kleepse täis, et süda läheb väga pahaks, vaata, et täiega värviline kõik nagu. Ma oksendasin seal, tagasi makama, no täiesti putsi seal olla. Mina ei suutnud mitte midagi teha, ma pidin ütlema, et ma ei saanud öelda, et mul on sitt olla, kuigi Pärtakas teadis kohe, et mul on pohmakas, vaata, aga mina ei andnud olla. Mina siis otsisin oma sahtlitest üles lukku abiarve. Et mina pidin ütlema, et ma jäin koju ukse lukku. Ja tegin sellest, türa see on kõik kohutav asi, mida ma kunagi välja mõelnud. Ja see oli jumala selles mõttes hea ja loogiline valest enne poolt. Mina ise läksin tööle see päev, aga kõik teavad, et me elame koos. Et kus mina ütlesin kohe ära, et mina ei hakka valetama nagu, et mina hakkas Teinu perset kaitsma. Nii et ise pidid selle... Nii ma hakkas, aga mu elus kunagi niimoodi teeks, aga sorry. See tegelikult ma sain see südamelt ära räägida. Ma ei tea, keegi ei naera, see tundus nagu mingi hirmus lugu hoopis. Ei, no siis ma ikka nagu saatsin seda Lukavi pilti ja kui ma olen ukse juures, tegin selfie uksega, et ma olen kinni, vaata. Samal ajal uksendasin, ma pidin 10 minutit vast laval olema. Ma vaatan, äkki ma saan välja, vaata. Sitaks kaadru, nii pask oli. Aga ma ütlen ausalt, ma ei saa aru, kuna on Sten on nii pask olla, sest et ta on nii dramaatiline inimene, vaata, et iga väike asi praegu, ma ei tea, aken läheb lahti, ta räägib seda nagu selleks maailma kõige haigem asi just juhtunud, ehk siis ma kunagi ei saa ka aru, kui tõsine see olukord päriselt on. Ükskord Stenno tuli ju mulle öösel tuppa sisse, uks jalaga lahti, et tal on vaja kiirabi, tuleb kohe lase kiirabi sisse ja ma mõtlesin jälle loogika, et inimene teeb nalja, lihtsalt tegelikult tal oli mingi kõhtulutas või midagi. Ei, mul tuligi kiirabi. Ja siis ma filmisin, kuidas ta oli kiirabi töötajatega seal hobitoas, meil siru oli maas ja siis järgune klipp oli see, kuidas kiirabi sõitis bussiga minema. Ei, mul ei selga valus, ma mõtlesin, mul mingi see kredi asi lõhkas. Aga pohmakas, mul on olnud üks naljakas, mul on olnud üks väga naljakas pohmakas. Mul olid sõbrannad külas Austraaliast, nad on tegelikult eestlased, aga elavasid juba aastaid Austraalias. Ja siis me läksime jooma välja peole. Pidutsesime, tuli ideaalne idee, et võiks reisile minna. Aga nagu kohe, võiks nagu kohe reisile minna. Kodudest läbi, dokumendid kaasa, let's go. Tahtsime Rootsi minna. Aga see, kes piletit müüs, sai aru, et me oleme ilmselgelt deliiriumis, vaata nagu, et ei soovitanud. Oli see mingi mega sõbralikult selgitas meile, et aga minge näiteks Soome, tehke lihtsalt päevane trip, vaata, et sealt saate samal õhtul tagasi tulla, kõik mingi olgud, vahet ei ole, lähme Soome. Läksime siis sinna Soome laeva peale, tegin viimase klipi veel videoga storisse, et mingi, et jõin ennast Eestist minema või mingi siukse asja, on ju. Ja siis ma teen silmad lahti, kajakad röögivad. Ma magan laevateki veel. Oh my God. Mul ei ole halli aimagi, kus ma olen, ühtegi inimest ei ole, mu sõprusid ei olnud. Ma olin see mingi täiesti pekkis, no nii siit olla, mingi jalad alla, okei, otsin. Lähen siis laevast välja, vaata on ju, et nagu, et võib-olla nad läksid siis enne mind laevast lihtsalt välja, et küll ma nüüd üles lähen kuskilt telefoni aku tühi. Ja minu rahakotis olid meie tagasituleku pardakaardid. Aga ma ei teadnud, kus nad on, ma eeldasin, okei, võib-olla nad läksid shoppama siis Soome peale, nad ei leidnud mind üles või mida iganes, et ma ootan laeva ära siin terminalis ja siis nad tulevad pärast ja ma ei mäleta, miks, kas mul oli rahakott olemas, kas mul tõesti ei olnud siis raha nii palju, et ma ei saanud endale vett osta, ma tean. Ma käisin sadamas seal vetsus niimoodi peost joomas vett. Ja saad aru, et ma olin siis terve päev seal, kuni õhtune laev siis tagasi läheb, vaata, terve päeva veetsin seal fucking terminalist. Ma ei tea, miks ma ei küsinud akulaatiat või midagi. Millal see oli? Mõned aastad tagasi. Igatahes, siis tuli lõpuks see laev ja hakkan ära minema, seisan seal ootan, no neid ei tule. Ma ei tea siis, kuhu nad siis ennast või kukkusid üle parda või mis toimub, ma ei tea. Läksin siis vähemalt, mul on need kuradi pardakaardid, ma lähen Eestisse, jõudsin Eestisse, taksot ma tellida ei saanud, sest taku oli tühi, raha ei olnud. Jalutasin siis enda tolleaegsesse töökohta, mis oli mingi
mingi 40 minutit jalutamist. Jalutasin sinna, siis seal sain arvutisse vaatan terve päev, mul olid messengerid punased, kõik olid kirjutatud, mõtlesin, et ma päriselt kukkusin üle parda või midagi, vaata keegi ei teadnud must mitte midagi. Ja mul oli lihtsalt see, et veetsin päeva lihtsalt Soomes üksinda niimoodi. Väga mõnus pohmakas. Kus sul olid need sõbrad siis? Sellega oli veel see naljakas lugu, et nemad, see oli niimoodi siis olnud, et mina jäin sinna teki peale ootama õue ja nemad ütlesid, et me lähme otsime juua ja siis nad tulevad tagasi, aga mina jäin magama sellega ja nemad jäid ka magama. Nad läksid nagu otsima baari seest, aga nad jäid kuskil nagu magama lihtsalt. Ja nad ärkasid selle peale üles, et nad sõitsid selle sama laevaga Eestisse tagasi. Aga keegi ei küsinud neilt isegi piletit ja nad ei astunud isegi kordagi laevast välja. Aga mõtle, kui see oleks olnud mingi teine laev, mis oleks näiteks läinud Rootsi või kuskile. Ma ei tea, kas tegelikult laev ei lähe vist Tallinnast Soome, siis Soomest Rootsi. Niimoodi päris ei lähe, jah. Õnneks saad koju tagasi. No igatahes, et joppased nad said selle sama asjaga tagasi, aga nemad tulid tagasi ja nad ka nagu mõtlesid, et helistasid kogu aeg ja nad ei leidnud mitte kuskilt. Jälle see ei olnud üldse naljakas, vaid hirmus. Ei. Ma lihtsalt see nii põnevad. Aga see on hirmus. Aga Soomega tuleb mul meelde üks trip, kus me käisime Stenju, Karli ja veel meie sõpradega. Otsustasime, lähme Linnanmäkki, nagu see oli ammu paika pandud, et davai, lähme sinna. Aga mina käisin eelmine päev õhtu, käisin väljas. Ja siis hommikul ärkun üles mingi tšau, Linnanmäkki. Ja ma ei soovita teile lõbustusparki minna pommaga. No. Selles mõttes midagi hullu ei juhtunud, lihtsalt seal karusselli peal oli mingi, ma ei tea, mis oli mingi karussell. Sinule ei juhtunud hullu, aga ma mäletan seda, kui te kõik, mina ei käi karussellide peal, ma vihkan karusselle. Igatahes te kõik teised olite ühe karusselli peal, mina istusin all ja hoidsin teie kotte ja siis su sõbranna jooksis sealt karusselli pealt tagasi. Ei, see oli see, mis läheb vaata üles. See, mis kukub alla sealt, jah. Igatahes ta jooksis sealt minu poole, viskas nõnda joppe mulle sülle ja ütles, türa ma situn ennast kohe täis. Aga see oli vist see, kui ma ära minastasin selle sama asja peal. Ja. Aga mina oli ka see, et mul ei olnud nagu hea olla, aga ma olen nagu see, et esimese asja, nagu me sinna jõudsime sinna, juba, sa jääd vaata neid kaugelt juba neid suuri, neid atraktsioone, mis on need mega mingid kõrged, nii, kindlalt ei lähe ma selle peale ja kindlalt ei lähe ma selle peale. Mõlema peale ilmselgelt käisin ära oma mõnusa hea olekuga, aga nii. Elad siiamaani. Jälle nii hirmus, nii traagiline lugu oli. Ei, aga mingi hetk nagu hakkas jumala normaalne, aga seal karusselli peal ma olin küll see, et mingi väga huvitav olla, väga huvitav. Aga normaalne oli ja hästi läks ja väga tore oli. Ja mis teie kogemused siis? Mul ühe sõbrannal oli niimoodi, et käisime ka väljas peol on ja vaata Tartus ikka, väike linn on ju, kui ütled peole lähed koju, siis lähed koju, eks. Aga see sõbranna ei jõudnudki kunagi koju, ta jäi ka pargipingile, jäi magama, telefoni aku tühi on ja kõige nagu, joppas vaata, et mingisugune mees korjast üles, viis enda juurde. Kõlab küll nagu joppas. Tõesti, joppas. Ei, nagu mingi selles suhtes lõps hästi ikkagi on ja see ei ole küll lugu. Ja siis viis enda juurde niimoodi, et ta ärkab hommikul diivanil üles, on ju, ta ei saa aru, kus kohas ta on, kelle juures ta on, ta on jumala blackout kõik on ja siis ainuke asi, mis ta meelde, see oli nagu arvestuste nädal meil on ja see tähendab, et sul on suured tööd nädal aega, et kooli ei ole on ja siis tal ainuks tuleb meelde, et holy shit, et meil on arvestus on ja siis see mees ka ilmus ühetki välja, siis ta nagu mingi ma pean kooli minema. Ma pean kohe kooli minema. Siis see mees viis ta kooli. Mida vittu? Vaata üldjuhul sa ikkagi tead nagu enda klassikaaslasi, kes tulevad, et ema tõi ära on ja see on see auto, tema sõib selle autoga, whatever. Ja siis ta tuleb mingi täiesti võõra autoga. Appi Peppi on kõige vaiksem tüdruk alati, aga tal on kõige perses jutud üldse. See kuradi kilakott ja sittumine ja siis kaamel. Süda nii soe. Jannel, mul on sinu pohmakaga ainult üks asi meeles, kus sa jäid selle perses kurgipildiga. Täta, see ei olnud... Me oleme iga episood rääkinud sellest ühest pohmakast. See pilti näemti kunagi ilma vale, kus tegelikult see oli peale grindi. Ja see oli peale grindi, aga mul ei olnud isegi üldse hull pohmaks. Mul lihtsalt meeldib peale pohmakaga peale süüa kurki, kõik teavad seda, ma olen sellest mingi 700 miljon korda rääkinud.
meeldinud. Ei, see oli lihtsalt nii hull sellepärast, et Janul oli nagu see kurk on ju, ta on nii väsinud, ta ei jaksa lõuga liigutada nii, et tal on see kurk kuidagi nagu huulte vahel on ju, nätsutab seda mingi ja siis ta silmad vaatavad kahte lehtel. Aga see wide lensiga ka tehtud hästi paistes nagu see ma näen siuka veel 200 kilo reaalselt. Aga ei, see ei ole mu õnneks kõige õudsam lugu. Ma mäletan ükskord, mul on muideks Soomes on mega perses jutud lihtsalt. Nagu meil kõigil millegi ma ei pärast. tea, mis seal riigis toimub. Peppi, kas sa tahad rääkida, mis teil seal riigis toimub? Ei, reaalselt, saate aru, ma käisin kunagi ühel date'il Soomes. Ta maksis muidugi mu laevad ja hotellid kinni, võtsin sõbranna ka veel kaasa, kes ikka üksi Soome läheb, on ju. Ja siis me kuidagi soojendasime liiga hevilt selle sõbrannaga, kuigi ta jäi koju ja me jõime pudelveini ära ja ma olen söönud ka terve otsa. Ja siis me läksime sööma, me jõime veel pudeliveini selle mehega. Ja siis me olime nagu, mis nüüd? Siis ma olin nagu, mees, ma tean ühte üli karaoke kohta minda, mingi ülipompsu, mingi Irish pubi. Kui keegi teab, see on nagu maks. See on nii jõudne koht. Jäime seal veel pooleliitrise õlle, mina oma kleidiga, see suur pooleliitrine plank on käes, ülipurjas juba. Siis ma olin nagu, mis veel? Siis me läksime stripikasse ja siis seal, siis ma enam ei mäleta ja siis ma pidin tegema üksinda koju tulema. Ta surus mulle veel raha pihku, et tellid endal takso. See mees lihtsalt jättis mind keset Soome tänavaid kuhugi, ma ei tea, kus ma olin. Ja siis ma enda aruga hakkasin kleid seljas, siuke ilus näeb välja ja hakkasin kõndima mingitest treppidest ja järsku pilt oli must. Jalad olid taevas. Ja ma olin lihtsalt nagu, mis toimub ja ma olin lihtsalt kukerpallidest lihtsalt treppidest alla, sest vaata, ma hakkasin nagu ülevalt tulema nullist esimesele minna, kui ma kukkusin tagasi alla. Oi, plää, mul nii paha olla ja siis ma olin sõbrannale, et ma ei tea, kus ma olen, et mul on vaja kiirelt, et keegi mul järgi tuleb. Siis tuli välja, et ma olin 1 minut hotelli juures. Istusin kuskil mingi suvalise pingi peal niimoodi ülikurva. Peale oma poole liitrit õlle. See oli reaalselt mingi metsikus koguses alkoholi. Minul on üks sõbranna, kirjade räägin see vahele, kellel oli ka pohmakas ja siis ta läks kakkile hotelli ja siis ta tuli alla sealt ja siis kukkus trepist alla. Ei, see on nii peres. Ta käis sital ära, kukkus trepist alla, aga ta olid jalanud. Ei, ta tuli sinna peole tagasi, et küünarnukid olid marratskil, aga me teadsime, et ta läks koju nagu number 2 tegema. Ja siis ma mõtlesingi, et nagu, mis juhtus, nagu hoidsid vetsuseitud kinni või mis juhtus. See on nii perses ja järgmine hommik sa ei tea, kas sul on nagu peapõrutus või ole, kas sured kohe ära või see on lihtsalt pohmakas. Ja siis meil muidugi hotellist kikiti 12 välja ja siis ma lihtsalt kõndisin seal niimoodi peavoolu. Ma teen nüüd petition, et hotellid lõpetage see 12. slot ära nagu. Kaua ma pean iga kord seda late check-out'i küsima, nagu teeme 4., 5. slot, ma saan rahulikult magada. No. Ja saad aru, mul oli ükskord niimoodi, mul oli nagu nii hevi pohmakas, see oli ka Tartus. Ja mul nii hevi pohmakas ja hotellis olin niimoodi, et ma lihtsalt, ma ei tea, mida ma ütlesin siis sellele koristajale, kuidas ta sai nagu... Mind ühesõnaga bookiti nagu 1 ekstra ööks, ma pidin pärast hommikul charge ima nagu 1 ekstra öö, sest ma magasin mingi kella 5. Aga Tartus on niikuinii alati nii perses, ma olen ka niimoodi, et ma olen visatud välja, et ma olen 9 promilline joove, sest käin oma briljantpunaste silmadega ringi, otsin elu mõtet. Ma mõtlesin ükskord Stenu päriselt ära tappa lihtsalt, sest et me ei saanud Tallinnasse, sest et Sten ei saanud mitte kunagi kaineks lihtsalt ja me pidime ootama ja ootama ja kõndima ootama. seal Tartu vahel mingi... Ei, see oli kohutav lihtsalt. Oleks pannud pea korraks ema ja... Oh my god, anna andeks, I'm living my life. Aga Stenuga ei saa, saad aru, et no, meil on siuke kamp, et me naerame kogu aeg hästi palju, aga kui Stenul on pohmakas, siis ta ei tohi naerda, sest kui ta naerab, siis teeb uuesti täis. Mul tuleb joove tagasi, ma tunnen kohe seda nagu veres, vaata. Nagu mul tõuseb joove tagasi. Peab hästi tõsine alati olema pohmakat. Hästi tõsine, hästi kurb, nutta ka ei tohi, sest see tõmbab kohe nagu ka lambid kinni mul, vaata. Hästi vaikne ja kui naerad kohe 1 promilli juures, nagu ma tunnen seda reaalselt. See ei ole okei. Great stories, guys. Tere tulemast Messi Ekspressi. Igastahes me rohkem lugusid räägi, sest põhimõtteliselt me jääksime jäppima siia homseni. Ma tunnen, et vabandust, et see on nii naljakas, kui te harjunud vaata, aga ma olen ka normaalne inimene. Vaata. Tegelikult me oleme väga okeid inimesed. Ja tegelikult me jäpiksime edasi, aga reaalselt Justin Timberlake läheb kohe lavale. Justin juba ära uppunud sinna kuradi lauluväljakul. Ma isegi tunne, et see kaare all on kõik. Isegi Justinil on pohmakas, täna käis raadios siis niimoodi tipsutada. Ja me saime teada, et ta on juba mitu päeva Eestis. Päriselt või? Käis jälle niimoodi lakkumas reis. Miks sa ei öelnud, ma hakkasin hotelli läinud kämpama? Me saime täna teada Janelle sellest. Issand, kes see luustersõber oli, kes nii ta ütles. Anyways, me tõmbame otsad selleks korraks kokku. Ja kui te tahate veel neid imeilusaid inimesi näha, mitte Pepid, siis jätke kommentaari, glammar, pange like ja
Glamouri Instagrami jätame teile, et sealt saate kõik peod. Ja... Ma võin selle lõppu veel, et meil tuleb päris lahedad asju ka veel, võib-olla isegi koos, nii et stay tuned nagu. Ja võib-olla Pärnus. Jah, vaatab. Kes teab. Ja võib-olla teeme jälle koos mõne. Peppi ja sitt tegid. Peppi tuleb kell 1, kui pidu on läbi, aga see on okei. Davai. Ciao. Ciao.